Tere tulemast taas kuulama podcasti Minu ilus elu. Mina olen Heli Künnapas, olen kirjanik, kirjastaja, blogija, 5 lapse ema, investor, ajakirjanik ja siin podcastis räägin nendest teemadest, millega ma käesoleval aastal enda elu ilusamaks loon ja loodetavasti saad ka sina siit mõned mõtted, mida enda elus rakendada. Nii, tänasel päeval on minu põhiline teema vastutus. Ehk et räägin sellest, kuidas vastutust vähendada ja räägin ka enda vigadest, nende tunnistamisest ja muudest taolistest teemadest. Ja headest lastest ka, et millised on päriselt head lapsed. Nii, aga vastutuse teema. Eelmise korral ma rääkisin sulle sellest, et milline on lihtne viis, kuidas probleemidest vabaneda. Ja üks väga lihtne viis on see, et probleemidest lihtsalt loobuda. Ehk et mingi probleem lihtsalt panna, et see pole minu teema, ma ei tegele ja ei vastuta sellest enam. Aga vastutuse teema on selline keeruline ja puudutab samas meid kõiki. Minu puhul on vastutus siis olnud üks teema, mis praeguseks on nagu väga suureks ja oluliseks punktiks kogunenud. Sel nädalal saime lõpus ka oma terapeudiga jälle kokku üle hulga ja jätkuvalt rääkisime minu vastutamisest ja vastutuse kogusest nii-öelda. Minu puhul on natukene selles mõttes asi teine kui võib-olla paljude jaoks, et kui ma kolisin 1,5 aastat tagasi lastega Tallinnasse üksinda 5 lapsega, siis selleks, et kõik see asi nagu toimiks, siis on otse loomulik, et mul oli vastutust rohkem kui nagu võib-olla lihtsamas olukorras. Ja sealt edasi, kuna ma kutsun seda projektiks, sest see on tõesti nagu nii-öelda projekt, et see projekti kulgemise käigus seda vastutust ju on tulnud üha juurde, erinevad teemasid juurde ja siis ta on kogunenud. Aga see on olnud ka niiviisi, et selleks, et see asi toimiks, mis iganes projekti puhul on, selleks, et asi toimiks, peab keegi selle eest vastutama. Kui pole kedagi, kes suudab vastutada, siis seda asja ei saagi nagu töösse võtta. Ja kui mina olen see, kes tahab, et see asi toimiks, siis loomulikult olen mina see, kes nagu vastutab. Ja kui mina olen ainuke, kes on võimeline selles pundis nii-öelda vastutama, ehk et seesama, et ma olen ainus täiskasvanu siin pundis, loomulikult mina vastutan teatud asjade eest. Aga ühel hetkel on see, et on lihtne korjata endale vastutust rohkem, kui seda peaks olema. Sest kui sa teed muudkui asju, siis sa harjud rohkem tegema, sa oled võimelisem rohkem tegema ja mida võimelisem sa oled, seda lihtsamalt ja kiiremini saad sa asjad tehtud. Jällegi see toimib igasugustes valdkondades, igasuguste projektide puhul. Kui sa teed rohkem, sul nii-öelda see tegemislihas areneb, sa oled võimeline rohkem tegema ja ongi lihtsam teha ise asjad ära, selle asemel, et kedagi kas õpetada, juhendada, oodata järgi, ongi see, et teed ise ära kõik. Nii, aga mis see tähendab? See tähendab, et inimesed sinu ümber ei saagi õppida ja areneda, sellepärast, et neil polegi võimalust niiviisi väiksest saadik neid asju harjutada, vaid ühel hetkel, kui siis tundub, et see koorem ühel inimesel on liiga suur, siis tahaks nagu visata, et kuule, sinul on see ja sinul teine ja siis kolmandal on kolmas asi. Aga kui nad ei ole teinud seda niiviisi samm-sammult arenedes, siis need inimesed ei olegi võimelised neid vastutusi tolleks hetkeks suureks kasvanud vastutusi vastu võtma. Ehk siis vastutuse üleandmise puhul on esimene asi see, et suur reegel, vastutust ei saa anda, vastutust tuleb võtta. See on asi, mida meile õpetati Sisekaitseakadeemias personalijuhiks õppides. See on lause, mis mul on sealt, mis iganes tund see oli, kus meil seda õpetati või mis aine, aga seesama, et vastutust saab võtta. Nii et ükstapuha, kas me räägime lastest või täiskasvanutest, siis hästi tavaline, kust tulevad tülid, mis ma ise ka olen hästi palju teinud, aga ma tean, et mina ei ole ainus, kes seda teeb. Ongi see, et loed ette, kuule, tee see. Ja pärast tuled tagasi, et miks sa ei teinud seda. Ja siis teine vaatab otsa, et mina ei saanud aru, et sa tahtsid neid, või mina ei kuulnudki, ma ei pannud tähele. Ehk et lihtne suhtlemise asi on, et saa aru, et teine ka võttis selle vastutuse, ja ta nagu mõistab ka, et mille eest vastutuse, et ma sain aru, et ma pean seda ja teist tegema ja ma teen ära. Ehk et selle vastutuse andmisel, võtmisel on nii lihtne tegelikult asju korda saada ja teha,
mingi piirini, on ju. Aga me tihti teeme neid samu vigu, nii et me jääme sinna ringi. Sellepärast, et kui tuleb juba see kogemus, et ma ütlen, et tee see ära, tulen tagasi, need on tegemata, siis mul juba tekib see tunne või see kas ärevus või siis ärrituvus, et ma ei saagi edaspidi jätta, et teed neid asju, sellepärast, et sa nagunii ei tee või need ei saa tehtud või sa ei oska teha. Aga sellised nagu need tulemused on tegelikult mõlema poole probleem ja mõlemalt poolt lahendatavad. Nii, seega inimene jah, kes on nagu veel kasvanud ja kogenud üha rohkem võimekaks, siis tal on väga lihtne võtta endale liiga palju asju nagu kaela ja see jälle toob kaasa selle suletud ringi, et tegelikult ei suuda ja ei jõua enam midagi teha ja siis juba asjad lagunevad, kuigi tegelikult oleks tulnud mingil hetkel varem lihtsalt vastutust jagada. Ja no kus mina sain nagu selle kogemuse või sellise ühe märkamiskoha oli see, et kui ma siin mõned kuud tagasi sain võimaluse minna peaaegu nädalaks ära välismaale reisile, siis selleks, et mina saaksin nädal aega oma elust väljas olla, oma lastest, nende koolidest, kõigest eemal olla, see võttis nagu mingi hunniku läbirääkimisi hunniku inimestega, on ju. Mitte ainult see, et keegi nendega oleks ja siin igapäevaselt tegeleks, vaid nagu rohkematega läbirääkimist, et kõik oskaks arvestada, et mind ei ole, mingid asjad ei pruugi toimida, sest mind ei ole. Jah, et see oligi see koht ka, kus ma sain aru, et kuule, et see peab muutuma. Sest mingi maani ma olin ise ka nagu rahul, ja ma teadsin, et see ei olegi. Võtame otsa, et lapsed ei olnud võimelised võtma mingeid asju üle, ise tegema vastutama, sest lihtsalt meil on nii palju asju, mis on korraga muutunud. Ja kui sul elus väga palju asju korraga muutub, sa ei suuda lihtsalt hallata seda. Nii et ma ei saa nõuda, et lapsed suudaksid rohkem aga korraga harjuda, kui täiskasvanu seda suudab. Aga nüüd ongi käes siis see koht, kus ma tunnen, et ka lapsed on valmis hulga rohkem tegema. Muidugi nad on harjunud, et nad ei pea seda tegema või et nende eest vastutatakse ära. Aga nüüd ongi see jupiga see üleandmine. Ja praegu need vastutamisteemad ei ole ainult see, et ma oma lastele annaks nende asju nii-öelda üle või tagasi, vaid siin on ka muid nagu valdkondi, muid teemasid, kus ma saan aru, et mul on võimalus ja vajadus vastutust jagada tagasi ja laiali. See üleandmine ilmselgelt ei ole lihtne protsess, see ei ole kiire protsess ja mille taga see on ka olnud, on see, et meie elu on olnud viimased päris mitu aastat, mitte ainult Tallinnas elamise aja, sellised, et see on mingi hunnik palle korraga õhus on ja sa pead neid hoidma õhus, sellepärast, et kui midagi kukub, siis kõik laguneb on ja. Ja kui kõik laguneb, siis muutub mõttetuks ka see, mis on siiani tehtud on ja. Aga nüüd ongi käes selline aeg, kus ma saan aru, et okei, kui mingi pall kukub, siis selge, kukub. Kas aitame uuesti üles või las see jääb praegu on ja. Siia sellega kaasnebki teine teema, mis ma nüüd see nädal õppinud, meelde tuletanud. Teadlik ebaõnnestumine. On perioode, kus tuleb nagu otsustada, et ma ebaõnnestungi selles valdkonnas. Ma ebaõnnestun sellel teemal, selles küsimuses. Ja jällegi mitte mu enda puhul, vaid ma olen lastega nagu teinud praegu ka mitme kokkulepped, et selge, see jääb praegu sel aastal. Las see olla. Jah, see on ebaõnnestumine. Aga see ei ole praegu selline, mis nagu kogu selle kupatuse ümber lükkaks. Selleks, et kui see ühe valdkonna ebaõnnestumine aitab edasi liikuda teiste valdkondadega, siis on see nii-öelda valitud teadlik ja siis ma ei saa öelda, et ohverdusena toodud ebaõnnestumine, sest ohverdus on ikka kuidagi nagu selline allaandlik sõna. Aga see teadlik ebaõnnestumine on see, et sa valid, millega tegeled. Et põhimõtteliselt tegelikult pole see allaandmine või ebaõnnestumine, vaid see on valimine, siis et sa valid, millega tegeled. Aga no see valimine on ka, see annab nagu, see on selles mõttes teistmoodi, et ebaõnnestumine ikka on see, et sa tegelikult peaksid ühel hetkel selle valdkonna ikka ära tegema, on ja. Aga lihtsalt sa otsustad, et praegu saab jätta. Ehk et see, et kui sa otsustad, et mingis valdkonnas sul ei ole nagu hetkel vaja maksimum tulemusi, siis see ei tähenda, et sa ütled, et mitte kunagi, las see jääb või et sa loobud sellest, vaid see ongi see, et sel hetkel praegu ma saan öelda, et ma saan selle kõrvale tõsta, aga ma võtan selle tagasi lauale siis, kui ma olen võimeline jälle sellega tegelema, kui on teised asjad paremas korras.
ja praegu ongi jah, et ma saan nagu võimaldada seda, et me saame endal mingeid palle lasta maha kukkuda, nii mina kui lapsed endal või siis ka kõik koos me. Ja see on teinud võimalikuks selle, et saab mingite asjadega jällegi paremini edasi liikuda, sest sa võid millestki nii-öelda loobuda, on ju. Nende pallidega on ka jällegi see, et tihtilugu need pallid, mis tuleb õhus hoida, on mingitele reeglitele vastamine. Minu viimaste päevade õppetund, veel üks järgmine, et kontrolli vahepeal, kas need reeglid kehtivad. Minu eilne suur avastus oli see, et kuidas ma olen lastega, mitte kõigiga, mõnega kakelnud siin viimase aasta jooksul nagu tohutult mingitel teemadel, et sest tuleb täita mingeid reegleid, sest no lihtsalt muidu see üks pall kukub meil maha või 2 palli kukub maha, tuleb täita mingeid reegleid. Ja siis ma sain teada, et ajad on muutunud, olud on muutunud, inimesed on muutunud ja ei tulegi mingeid neid reegleid täita, sest uued inimesed pole asjadest midagi kuulnud. Ehk et kontrolli vahepeal, et kas need reeglid, mille pärast sa nagu rabeled, eriti kui see tähendab kaklemist ja mingisugust tõsiseid nagu kurvastamiskohti kellelegi, siis küsi üle või uuri üle, kas nad tegelikult ikka kehtivad veel, on ju. Sest minu jaoks läks küll nagu elu väga palju lihtsamaks. Ja siis, kui on keerulised ajad, seesama, et palju palle õhus ja mis iganes teemad, siis oluline reegel on kiss. Seda ma õppisin kunagi Ameerikas olles ühelt oma tolleaegselt sõbralt, kuigi see on nagu üldtunduv reegel, aga mina ei tundnud seda siis. Keep it simple, stupid. Ehk hoia asjad võimalikult lihtsad. Mida keerulisem aeg, seda lihtsamalt, seda lühemalt, seda detailide vähesemalt võtad asjad. Eile ma tegin siin ühe lapsega just, tegingi nagu kokkulepped või reeglid, mis mahtusid nii väikse paberi peale, sest need on need põhibaasasjad, mis tuleb praegu ära teha. Jah, need olid igaüks küll suht suured teemad, on ju, aga ikkagi ei olnud nii, et sul on 3 lehte kokkuleppeid, on ju, millest lõpuks keegi midagi ei mäleta, aru ei saa. Ongi need 4-5 asja ja see ei ole teistega, vaid iseendaga samamoodi. Kui sa endaga teed mingeid kokkuleppeid, tahad ise mingi asjaga edasi jõuda, kuskile uuele tasandile jõuda, hoia asjad lihtsana. Kui sul on nagu rohkem sellist energiat, rohkem rahu sees, rohkem sellist võimekust keskenduda teha, siis saad minna ja laiendada ja minna nagu laiemaks. Aga mida keerulisem aeg, seda lihtsamalt, lühemalt tuleb asjad hoida. Ma olen endaga teinud selle korduvalt läbi, et kui ma hakkan endal mingit asja muutma enda elus, on ju, jälle ma teen endale näiteks sellise tabeli, et mis harjumusi näiteks ma jälgin, on ju. Mul on kogu aeg see, mis harjumusi ma jälgin, aga ma uuendan siis seda. Ja siis ongi, et ma teen need põhiasjad ära, mida ma kindlasti tahan, et mul kas püsiks või juurde tuleks. Ja siis tuleb see, et aga parem selle ka. No seda on ka vaja ja seda. Ja siis ma olen õppinud, ütleme endale, et stopp, Heli. Sa ei suuda neid kõiki teha. Mis on põhilised asjad? Nii et olgu see siis jah, kas harjumuste sisseviimine või mis iganes muud kokkulepped või nagu teemad, siis mida lihtsam, seda tõenäolisem see on, et sa teed selle ära. Mina olen kindlasti see, kes siis kohe tunneb, et no jaa, kas ta on nagu vähe, et tegelikult ma jõuaks rohkem ja saaks rohkem. Sa saad alati rohkem teha, kui sul on see põhiasi tehtud. Aga kui sa pead algul nagu liiga suure ja raske ülesande, siis on tõenäoline, et jäävad tegemata need põhiasjad ja ka see kõik, mis sa arvad, et sa oled veel võimeline tegema. Nii, aga nüüd lastest, jah. Et see laste teemaga ja see, et millised on need head lapsed ja õiged lapsed ja hea haridus ja õige haridus ja muud taolised sellega seonduvad teemad, siis et nendega ma olen tegelenud viimasel aktiivselt ja see on väga irooniline, et mulle sattus kätte selline lugemine Konrad ehk laps konservipurgist. Ise valisin raamatukogust, aga ma ei tea, miks ma selle raamatu valisin. Ja siis nüüd ma olen paar päeva lugenud seda siin. Ja see raamat räägib ideaalsetest või headest lastest. Ma ise kirjutan mingi 5 aastat vist nüüd raamatut Kust tulevad pahad poisid. Ma loodan selle raamatu varsti valmis saada. Ja mulle endale väga meeldib see. Proovilugejad on ka öelnud positiivseid sõnu, aga millegi pärast mul on nagu
mingi nagu stopp veel selle raamatuga, et ma ei ole suutnud seda ära lõpetada. See ei ole keeruline kirjutada, on ju, aga midagi seal on. Ehk siis mina räägin sellest, kust tulevad pahad poisid, aga see raamat räägib, kust tulevad head lapsed, on ju. Ma ütlen kohe ette ära, et head lapsed tulevad vabrikust, konservipurgi sees. Aga see on hästi mõnus, humoorikas lugemine, sest siin on peategelane siis üks naine, kes on ka isemoodi. Temast hoiavad naabrid eemale, sellepärast, et ta käib naljakalt värviliste riietega, siis ta teeb mingeid asju nagu teistmoodi, on ju. Eks sama teistmoodi olemine. Ja siis tuleb talle konservipurgis laps, keda ta ei mäleta, et ta oleks tellinud, aga ju ta siis tellis, on ju. Igal juhul ta võtab ta vastu, on ju. Ja see laps on siis see, kes teab seda, kuidas laps olla. Ehk see naine ei tea, on ju, ise ka päris täpselt. Aga näiteks üks näide, et see naine annab talle õhtul, et söö ikka kommi, mis seal vahet on. See poiss sööb selle kommi ära ja siis on kurb. Naine küsib, miks see kurb on, et sa sõid nagu kommi praegu, on ju. Jah, aga ma ei peaks ta kommi sööma siin õhtul, et ma olen kurb, sest ma teen valet asja. Ja nii edasi, on ju. Ehk et see laps õpetas siis naisele, milline peaks laps olema. Ja kus probleemid tuleb muidugi siis, kui see korralikult õigeks õpetatud vabrikus treenitud laps on ja läheb siis kooli või päris laste sekka, siis tuleb välja, et on tema imelik. Ehk et see imelikkuse teema ja see õige olemise teema, eriti kui me räägime lastest, või täiskasvanutest samamoodi, me ei saa öelda, et ainult lapsed, aga see, et see, kes on õige või kuidas on õige, kes on imelik, kes ei ole imelik, et see on nii levinud teema ja probleem, ja me ei suuda seda lahendada. Me ei pane tähelegi enamasti, kui me teeme kellelegi haiget sellega, et mõeldes või öeldes, et kes on imelik, kes ei ole imelik, on ju. Ehk et seesama ebaõnnestumised, näiteks ebaõnnestumiste teema, et keegi saab kellegi käest info, et ta on ebaõnnestunud, sest talle öeldakse, et sa oled imelik või sa teed midagi teisiti, aga me ei märkagi, et me ütleme seda, et sa oled imelik. Ja see laps konservipurgis, see raamat, see on tõsine iroonia selle üle, et mida me lapsevanematelt ootame, mida me lastelt ootame. Ja siis ongi seesama naine siin, tal hakatakse siis ka õpetama, kuidas sa pead õige ema olema, kuidas sa pead päriselt ema olema, kuidas sa pead muutma kõike oma elus, sest nüüd sa oled ema. See on lihtsalt, ma ei ole veel nagu näha, tõesti lõpetanud on ju, mul on siin järgeles vahel veel, aga ma tõesti julgen seda soovitada, sest see paneb mõtlema selle üle, mida me iseendaga ja oma lastega teeme ka lapsevanemale, täpselt mida ma nagu enda kui lapsevanemaga teen ise. Mul ei ole nagu ümbritsevad inimesi ju selleks vajagi. No laste kasvatusega üks asi, mis nagu, mille puhul ma olen ka nagu aru andnud, mitte aru andnud, aga vastand oli, et minu käest küsitakse, et kui ma olen öelnud, et ma mingil hetkel vabandasin enda laste ees, et palun vabandust, et ma ei ole olnud sulle selline ema, nagu sul vaja oleks. Ja siis mulle öeldi, et kuule, et kui su laps tegi mingi asja valesti on ja et kuidas, mis mõttes, miks sina nagu vabandad tema ees? Ma ei vabanda oma lapse ees kunagi sellepärast, et ma ei ole see ema, keda tema tahab, on ju. Et kui laps tahaks, et ta istuks öösel üleval ja sööks päev otsa jäätist või mingid muud asjad, et ma ei vabanda sellepärast, et ma ei luba tal neid asju teha. Kui ma vabandan lapse ees, siis see on sellepärast, et ma ei ole olnud see ema, keda ma arvan või ise tahan, et ma oleks olnud, keda ma usun, et sellel lapsel oleks vaja. Ehk et see on, mille pärast ma vabandan, on see, et ma olen tegemata jätnud asja, mida ma saan ise otsustada, mis on minu võimuses ja mis on tegelikult olnud minu tahtmine. Ehk et ma pole nagu enda tahtmisega nii-öelda siis kooskõlas olnud. Ja see on see, kus ma lähen ja vabandan lapse ees, et vabandust, et ma ei saanud sellega hakkama. Sest see on see, mida ma ka muuta tegelikult saan. Ja laste ees vabandamine on muidugi ka eraldi teema, et selleks, et sa ükstapuha kelles vabandada saaks, sa pead muidugi ise aru saama, et mingi asi on valesti. Aga teine samm on see, et paljudel on arvamused, et laste ees me ei peakski vabandama või et nagu see kuidagi rikub midagi. Siis minu jaoks on lapsed täiesti samasugused inimesed ja kui mina eksin, mina teen midagi valesti, loomulikult ma vabandan ta ees. See, kas ma nagu saan alati aru sellest ja kas meie need mõtlemiskohad, et kes eksis, kas need on samad alati,
see on muidugi eraldi küsimus, on ju. Aga see koht, et mul ei ole nagu mingit probleemi enda lapse ees vabanda, kui ma tunnen ja tean, et ma olen nagu valesti käitunud. Aga see enda vigade tunnistamine, see on ka üks õppetund. Mina taas meeldetunud õppetund. Et mida rohkem sa ise enda vigu tunnistad, kõvasti välja ütled, seda lihtsam on. Et minu eelne üks õppetund oli ka jälle, kus ma ütlesingi, et teate, ma olen teinud kõik, mis ma suutsin. Tuli välja nii, kuidas tuli. Kui sellest ei piisa, mul ei ole rohkem pakkumata. Kui keegi ütleb, et teeme kõike teistmoodi ja näed, et tuleb täpselt teha teistmoodi, et siis asjad toimiksid, palun väga, öelge mulle, kuidas on hästi ja teistmoodi ja ma olen valmis proovima. Aga niikaua, kuni keegi mulle ei ütle, et kuule, et on ka paremaid viise ja kui pole mingit garantiid, et see nagu töötaks või toimiks, siis ma saan anda endast parima ja teha seda, mida ma oskan teha. Ehk et kui sa nagu tead, et sa ise panustad ja teed ja kõrval on inimesi, kes tulevad ütlevad, et see on valesti, nii ei tohi, see on halb, siis kuni ei ole paremat varianti, kuni need inimesed pole ise nagu teinud sama asja läbi ja ei oska öelda, mis toimiks või ei ole ka näinud kuskilt seda nii, siis seni ei ole vaja kuulata neid inimesi, kes suudavad ainult kritiseerida, öelda, mida sa valesti teed, aga ei suuda nagu kuidagi toetada seda, et mis sa nagu saaks paremalt teha. Ja muidugi see vigadest rääkimine, eksimustest rääkimine on see, et see, milles me nagu kas läbi kukume või eksime, üks asi on see, mis ma nagu ise tunnen, tean ja usun. Aga teine asi on see, mida keegi teine väljapoolt ütleb, et kuule, sa teed valesti või sa eksid selles. Et seal on ka tuleb kohe nagu mõelda, et kas see on minu arvates viga või see on tema arvates viga. Meie maailmad on väga erinevad, meie kogemused on erinevad. See, mis meie jaoks on viga, on väga erinev ja sõltub kogemusest, hetkeolukorrast, võimalustest. Nii et kui keegi tuleb ka rääkima, et sa tegid siin mingid vead, on ju, siis ikka tasub kõigepealt peatuda ja mõelda, et kas see minu arust ka ikkagi on viga. Kas see oli minu jaoks üldse välditav või see kellegi teise viga on minu jaoks samm, mis üldse aitab näiteks liikuda edasi ja see on hoopis liigutanud kuskilt keerulisest olukorrast välja. Ehk et see tundub võib-olla keeruline, aga lühike mõte on see, et sa ise tead, kui sa teed vigu, sa saad ise neid parandada või vähemalt mõelda, kuidas parandada, otsida abi, kelle abil parandada. Aga see, et kui keegi teine ütleb, et kõik on valesti või mis sa teed valesti, siis see ei pruugi alati olla tegelikult nagu valesti. Nii et näiteks see asi, mis ühe puhul on viga, see võib teise inimese puhul olla tõesti lihtsalt tugevus. Mis ühe puhul on selline allaandmine, see võib teise puhul olla tõsise nagu töö tulemus, et ta üldse jõuab sellesse hetke või sellesse kohta. Nii, et siis täna õppisin ja õpetasin vastutusest loobuma, tegelikult siis seda jagama ja seda, et kuidas saab loobuda nii, et asjad ei kukuks kokku, tuleb sellega tegeleda nii, et saaks loobuda ja samas tuleb alati küsitavuse alla seada negatiivsed kommentaarid, negatiivsed hinnangud ja ise jätkuvalt edasi tegutseda. Nii et kohtume järgmisel nädalal ja anna ikka kommentaarides teada, kas sa said siit mingi hea mõte või kas sul hakkas mingi mõte siit jooksma minu räägitust. Nii et kohtumiseni.